Lähisuhtevägivalla juhtumitest on saanud väga levinud kuriteoliik, mille ohjamisel ja ennetamisel nähakse väga palju vaeva ning politsei väljakutsede tabelis figureerivad need väga kõrgetel kohtadel. Nüüd on tekkinud vastuolu korrakaitseseaduse muudatuste väljatöötamisel. Jutt käib siis viibimiskeelust ja selle rakendamisest isikutele, kes on kellegi suhtes muutunud vägivaldseks. Seda on võimalik ka täna rakendada, see on olemas. Lihtsalt eripära on see, et kui see viibimiskeeld on pikem kui 12 tundi, siis ei saa seda otsust teha üksi politseiametnik koha peal, vaid peab sellesse otsusse kaasama ka prefekti. Ehk siis kehtestatud on niinimetatud 2 silmapaari nõue. Ja nüüd selle seaduse muudatusega, lihtsalt kuna praktikas prefekti aeg on piiratud, siis tihti lugu või ütleks isegi enamasti ei kohaldata neid keelde üle 12 tunni. Siinkohal ongi muudatuste eesmärgiks selle ajalise võimaluse pikendamine politseiametniku poolt. Nüüd lahknevused tekivadki, nimelt näeb Siseministeerium, et see võiks olla 72 tundi, mida saaks siis kiiresti rakendada. Siseministeeriumi ettepanek on tõepoolest see 72 tundi viibimiskeelu maksimaalse tähtajana. Ja see tuleneb praktikast. See tuleneb nendest juhtumitest, millega politsei igapäevaselt silmitsi seisab. See tuleneb ka nende spetsialistide ettepanekutest, kes naistevastase lähisuhtevägivallaga tegelevad, üldse lähisuhtevägivallaga tegelevad. Et see 72 tundi on vähem kui mõnes teises riigis, aga see on mõnevõrra rohkem, kui meil praegu on. No mõlemad ministeeriumid on ühel meelel selles osas, et seaduse muudatust on kindlasti vaja. Nüüd käibki vaidlus selle üle, kui pikk see eemale olemise keeld siis peaks olema. Kas seal kohe 72 tundi või natukene vähem. Siseministeeriumi selgitus tuleneb elust enesest. Need juhtumid on aktuaalsed just nädalavahetuseti ja pikkade pühade puhul, kus näiteks reedase jama puhul oleks peksja juba laupäeval samas keskkonnas tagasi. Muud teenistused ja ametid ei tööta nendel perioodidel täies mahus. Jah, on kusagil võib-olla mingid valved olemas, aga need ei võimalda nende probleemidega päris efektiivselt tegeleda. Et seda on öelnud praktikud. Ja nad on öelnud, et kui midagi juhtub reede õhtul näiteks, siis kui me loeme sealt reede õhtust näiteks 24 tundi, siis on see laupäeva õhtu, midagi ei toimu. Kui 48 tundi, siis on pühapäeva õhtu, ikka midagi ei toimu. Et võiks olla 72. Eelnõus on välja pakutud, et see võiks olla 72 tundi koha peal, et ilma siis prefekti nõusolekuta. Aga Justiitsministeerium oma kooskõlastuskirjas on pakkunud, et see võib olla on liiga palju, see on 6-kordne pikendamine, et alustaks vähema pikendamisega, et näiteks 24 tundi. Lõpuks jääb seaduse kinnitamine ikkagi Riigikogu pädevusse. Politsei reageerib ööpäevas keskmiselt 20 lähisuhtevägivalla juhtumile. Need on valdavas osas korduvad, seega viibimiskeelu rakendamine on ülioluline.